Tere, head vaatajad! Täna oleme siin Mikuga stuudios. Tere, Mikk! Tere, Marge! Ja täna räägime kahel suurel teemal. Esiteks siis, mis on viljaturul uudis ja räägime ka, mis väetiste maailmas toimub. Et võib-olla võtamegi selle sisendite teema esimesena. No, eks jah, see vili ja väetis on omavahel ikkagi nii tihedalt täna seotud, et ei saa me üle ega ümber ühest ega teisest. No kõiki hirmutab tegelikult see kõrge gaasihind, mis on ju tegelikult väetiste tootmise aluseks, et siin on igasuguseid väga hulle uudiseid tulnud turult, aga võib-olla annagi väike sissejuhatus, mis praegu suures pildis toimub ja kuidas meil need väetise hinnad praegu on? Jah, nagu öeldud, siis gaasi hind on, kui me räägime lämmastikväetiste tootmistest, siis on 80–90% moodustab sellest gaas. Ja see gaasi hind on ikkagi, ma ei tahaks öelda kosmoses, aga ikka väga kõrge tänasel päeval. Et käis siin üle-eelmine nädal ära juba 350 euro peal megavatt-tunni kohta. Et nüüd on tulnud ta natuke alla tagasi, on pendeldama jäänud sinna 250 ümber, aga endiselt 200 ja ülesse poole on juba ülikõrge hind, kus tootjad ikkagi räägivad, et kui me räägime lämmastikväetise tootmise omahinnast, siis räägitakse, et see on kuskil suurusjärk 1500 eurot tonn. Ja eks see on ka üks põhjustest, miks täna on tekkinud selline olukord turul nagu on, et ühest küljest mingisugust kaupa nagu liigub, aga pigem on kaubad ikkagi, ma ütleks, et sellises defitsiidis. Ja põhjus ongi see, et nagu ma ütlesin, see hind on nagu nii kõrge tootmise oma hind, et selle hinnaga tegelikult täna ostjaid ei ole. Kuna lihtsalt, kui me võrdleme siis vili versus väetis, ei kalkuleeri välja. Ja sellest sõltuvalt siis ega paljud tootjad on ka oma tootmise pannud seisma, määramata ajaks. Mõned tootjad toodavad siis väga väikesel võimsusel, võib-olla kõige lihtsamad näited, keda kõike teavad, siis meil omal Baltikumis Achema tehas on pannud ennast 3 kuuks seisma. Jaaral on mitu tehast seisavad või siis toodavad väga väikesel võimsusel, et selle gaasi hinnaga lihtsalt ei tasu toota. Jah, et meil ka siin ekraanil tuli Euroopa kaart ette, kus on näha, et kus on tegelikult siis tehased kinni või siis toodavad väiksemal võimsusel ja kui vaadata ka gaasigraafikut, siis üks on hind ja teine on tegelikult ka gaasi saadavus, et siin graafikul on ka hästi näha, et tegelikult Euroopa laod on kuskil 80%-ga küll kaetud, aga tegelikult 20% puudu. Just, ja seda enam, kui tuleb see talveperiood peale, siis kütmisest loobuda ei saa, et inimesed ära külmuks, et siis pigem võetaksegi tootmisest või piiratakse seda gaasi hulka, mida üldse tootmisse lastakse. Et see võib ka üks põhjusi veel olla, miks mingil perioodil see tootmine võib-olla ei taastu nii kiiresti või kaubavoog nii-öelda ei taastu. Et arvestades, et gaasi hind on ikkagi nii palju kõrge ja ka oma tootmise hind on selle tõttu väga kõrge, et mis hinnaga siis täna üldse väetised liiguvad? Nagu öeldud, siis eks see täna see maagiline piir tundub olevat selline 1000 eurot, et kui me ikkagi räägime hinnast, mis läheb juba üle 1000, see ei tundu täna loogiline, et jah, kui vili maksaks 400 või 500 eurot tonn, ei olegi küsimust, aga kui sa küsid, et kas ja mida täna saada on, siis liigub teatud tooteid, aga need hinnatasemed on sõltuvalt siis tootest, ma ütleks, et kuskil 650 kuni 950 selles vahes. Aga millest nii suur hinnavahe, et üks ja sama toode ei saa ju samal ajal nii erinevat maksta? Jah, üks ja sama toode ei saa nii erineva hinnaga olla. Muidugi võib olla, sellepärast, et sisseostu hetked on erinevad ja turg on täna ikkagi väga kõikuv, nii nagu viljaturg. Aga pigem on erinevus siis tootes endas, et kui me toome näite, võtame üks olulisemaid kultuure meie jaoks täna, talinisu või taliraps, aga räägime talinnisust, siis kui võtta nüüd ette, et kuidas ehitada täna üles talinisu väetamine järgmiseks kevadeks. See on põhiküsimus, kuna vilja hind on täna, uuesaagi hind on suurusjärk. See on kuskil 250–270 orienteeruvalt päevast. Eks see hind on selline, et tegelikult vaadates, kui me räägime enam-vähem 1000 eurostest väetise hindadest, siis see saagi tase peaks olema selline 6,5, et katta siis ära nii väetise kulud, taimekaitsekulud, muud tööjõukulud
et see on tegelikult päris suur, et kuidas siis antud olukorras hakkama saada. Aga mis siis lahendus on üldse sellises situatsioonis, et kas üldse väetada või kui palju siis väetist panna, et ometi ju sügisel talinisu väetamine on ju väga oluline? Jah, küsimus, et kui sa küsid, et kas üldse väetist panna, siis mina ütleks, et ega maja ei ehita ka ilma vundamendita. Et kui me räägime täna sügiskülvidest, siis tegelikult ikkagi vundamendi või baasi peaks laduma ikkagi sügisel ära, et päris ilma väetiseta ikkagi talivilja ei tee. Nüüd, kui me edasi räägime kevadisest talivilja väetamisest, siis on variante erinevaid. Et vaadates tänaseid kõrgeid väetise hindasid, siis väga oluline on vaadata hektari hinda, et kui palju, mis tooteid sa hektari peale kasutad, et saada siis lämmastiku kogus ja ka need nii-öelda elementide, toiteelementide suhtarvud oleksid õiged. Me ei ole kasutanud väga pikalt teatud lämmastikväetisi oma põldudel, kuna agronoomiliselt me oleme leidnud enda jaoks ja enda arvates natuke paremad lahendused. Aga ma ütleks, et tänases olukorras, kus kaupa ei ole piisavalt, hinnad on väga kõikuvad ja kõrged, siis võib-olla tasuks vaadata tagasi aastate tagusesse aega ja leida üles tooted siis, mis töötavad, aga mis aitavad ka hektari hinda odavamaks viia. Ja täna on üks võimalikest variantidest, mul on siin näide toodud ka numbriliselt, et võrdluses siis talinisu väetamine kevadel. Lämmastiku kogus tegevaines 162 kilogrammi, mõlemal juhul lämmastiku väävlisuhe ka paigas ja on tehtud siis 2 skeemi tänaste hinnatasemete juures, mis turul pakkuda on. Ja esimene nendest on siis kombinatsioon, selline huvitav kombinatsioon nagu karbamiid. Karbamiid on siis selline väetis, mille me oleme enda jaoks võib-olla natukene unustuste hõlma lasknud, aga vaadates tänaseid hindasid, siis kui me võrdleme karbamiid versus AN, siis on võimalik karbamiidiga sama nii-öelda toitainete sisalduse juures teha kevadine väetamine circa 100 eurot odavamalt hektari kohta. Et see on päris oluline hinnavahe tänasel päeval. Et igaüks saab oma hektarit selle koefitsiendiga läbi korrutada ja näha, et mis see hinnavõit siis tuleb. Loomulikult karbamiidi puhul on väga oluline jälgida neid pisinüansse. Karbamiidiga väetamine ei ole nii lihtne kui AN-i või mõne NS-tootega, sest karbamiid oma vormilt on väga lenduv lämmastik, kui teda kasutada valedel aegadel. Et seetõttu on oluline karbamiid varakevadel laotada või külvata niiske mulla peale. Päris märjaga ja poriga muidugi ei saa seda teha, aga näiteks öökülmagi ära kasutada. Oluline, et see mulla niiskusega või vihmaveega koheselt mulda jõuaks, et vältida seda lendumist. Sellisel juhul karbamiid töötab väga hästi. Kuid kuna sisendid on endiselt väga kõrge hinnaga ja väga kõikuvad ja võivad minna veel kõrgemaks, siis täna on väga oluline teada, mis on järgmise aasta saagi hinnanguline või siis täpne arvestuslik omahind. Jah, et see on ka riskijuhtimise seisukohalt ju äärmiselt oluline, et teada, et mis hinnaga sa üldse peaksid siis saama müüa oma uut saaki. Just, sest ega vilja hind on ju ka väga kõikuv ja oluline on tabada siis see õige hetk ära oma riski tajutamine. Et jah, et kõikumised on olnud ju sellel aastal veel eriti suured ja kui me ka praegu ekraanile vaatame, siis detsembri matif on siin 328, eile sulgusime seal 319 juures, nii et päevas kuskil sinna 10 eurot tonni kohta on ka praegusel hetkel ikkagi jätkuvalt ja üle pika aja üks selline suuremaid kõikumisi. Ja nüüd uus saak on ka tegelikult ikkagi järgi tulnud, et kui see vahe oli siin vahepeal oma 60-70 euri uue saagi ja siis 22 aasta saagi vahel, siis täna see vahe on muudkui vähenenud ja see on kuskil seal võib-olla ainult 20 euro kandis. Nii et kui me räägime praegu riskide juhtimisest just 23. aasta saagi kontekstis, siis tegelikult äärmiselt oluline on neid kõikumisi nii-öelda silmas pidada ja nii-öelda sihtida siis seda õiget aega, aga selleks muidugi peabki teadma seda oma hinda, eks ole, millest sa rääkisid, et katta oma kulud ja mitte nii väga spekuleerida siis turu peale, et ikkagi mis on kaetud ära, see on kindel ja kui pärastpoole on võimalik siis müüa kas lisasaaki või kõrgema hinnaga, siis see on juba nii-öelda boonus. Et sellel aastal on ju väga selgelt tegelikult ju ära nähtud, et kui hinnatasemed olid väga kõrged 400 euro tonni juures, siis
tunnistagem ausalt, ega siis nii väga palju ikka neid viljamüüjad ei olnud, et eestlane on teatud määral ka väga konservatiivne, aga kui me võrdleme ennast näiteks taanlastega, siis väga palju Taani põllumehi just siis sel hetkel müüsidki oma vilja ära ja seda on näha ka tegelikult Euroopa seisukohalt, et kui me vaatame, siis nii sakslased kui taanlased müüsid suurema osa oma saagist ära. Täna siis seda ka laevatatakse ja laetakse laevadele, kuid Baltikumi suunas on sellel aastal müük olnud tagasihoidlikum ja siit nüüd on nii-öelda jäänud vili seisma, sest ei ole saanud eest ära müüa. Ja kogu pilti silmas pidades, siis täna ongi niimoodi, et viimasel ajal ongi kauplemine praktiliselt seiskunud, sest hinnatasemed on müüjate jaoks nii-öelda madalad ja ostjate jaoks aga jätkuvalt kõrged. Ja põhjustab seda siis põhimõtteliselt kaks asjaolu, et kõigepealt ikkagi igal pool ongi palju saaki. Et kui Euroopa kontekstis rääkida, siis Euroopas isegi kui oli 5 miljonit tonni vähem nisusaaki, siis laod on hetkel nisu täis ja kõik on sellisel äraootaval seisukohal, et mis saab ikkagi Venemaa nisuga, et Venemaalt on oodata ikkagi rekordilist nisusaaki ja eksporti lausa 50 miljonit tonni ja kõik tahavad sellest oma osa saada, et kui vaadata ka graafikult, siis me oleme ju tegelikult Venemaa ekspordiga praegu ikkagi väga rahulikult alustanud, et selline 5 miljonit tonni on ainult hetkel eksporditud ja võrreldes eelmiste aastatega on see palju madalam, nii et sealt peab hakkama tulema välja palju rohkem ja kõik tahavad seda odavamat nisu siiski saada. Ja meie siin oma nurgas muidugi konkureerime siis selle Venemaa nisuga ja see on ka löönud hinnad alla ja teiselt poolt ei lase ka hindadel tõusta. Tänane Matifi hüpe on seotud puhtalt poliitilistel põhjustel, kui eelmistel aastatel siin Trump säutsus siis Twitteris midagi, siis nüüd teine president Putin nimelt räägib jälle siin rohelisest koridorist ja oma nägemustest ja need kohe mõjutavad siis vilja hinda. Ja teisalt muidugi on ka tarbimine vähenenud, et kui globaalselt natukenegi vähendatakse nii-öelda nisu tarbimisse, kohe mõjutab nii-öelda globaalset pilti. Ja nii me näemegi, et nisu graafikul väga selgelt, et nisu jätkuvalt on langustrendi koridoris. Jah, need hüpped on jätkuvalt selle koridori sees. Ja kui vaadata USA pilti, siis ka USA nisu hind on täpselt samasuguse mustriga. Ja arvestades hetkeseisu nii-öelda kauplemise turgudel ja kuidas siin veel laevatada on, siis lähiajal ei ole nii-öelda näha, et hind võiks tõusta ja oleneb nüüd, kuidas tõesti siis Venemaa siin ekspordib oma nisu ees olevatel kuudel. Ja kui globaalselt vaadata ikkagi suuremaid nisu eksportivaid piirkondi, siis nisu tulebki rohkem kui eelmisel aastal, nii et tekibki küsimus, et kus on see põhjus, miks peaks hind tõusma. Muidugi on väga palju lahtist ikkagi seoses Venemaa nisu ekspordiga. Aga üks suur küsimärk on siiski meil pea kohal, mida oleme ka varem oma saadetes rääkinud, on nimelt maisisaak, kuidas õnnestub siis USA ikkagi maisikoristusega ja kui palju vähem seda maisi sealt ikkagi tuleb. Euroopa kontekstis on siis prognoos kuskil selline -25% võrreldes eelmise aastaga. Ja nüüd, kas tuleb USA-s siis 10 miljonit vähem või 20 miljonit tonni vähem maisi, et seda siis me siin lähikuudel näeme. Igal juhul prognoos praegu näitab kuskil selline -39 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal. Nii et kokkuvõtlikult saab öelda, et 22 aasta saagi hindasi mõjutab veel siis Venemaa saagi eksport ja kuidas läheb maisisaagiga ja mis muidugi omakorda kaudselt siis võib mõjutada ka 23 aasta saaki, kuid ma arvan siiski, et 23 aasta saagi hinnad hakkavad vaikselt elama oma elu. Kindlasti ja mingil määral hakkab 2023 aasta saaki mõjutama ka sisendite saadavus ja selle hind, et kui põllumehed ikkagi kasutavad vähem, siis võib ka see saagikus langeda ikkagi. Ja kindlasti ka ilmastik, et kui praegu ka juba sügiskülvid on olnud siin väga kuivad ja ka Euroopas väga kuiv, siis see ka juba on mõju avaldanud uuele saagile. Oma järgnevates saadetes hoiame teid kursis nii 22 kui ka 23 aasta hindade arengutega, nii et vaatame, et Mikk, järgmistel kordadel kohtume sinuga kindlasti uuesti. Igatahes. Aga teiega kohtume juba järgmises saates. Kohtumiseni! Kohtumiseni!